Tere tulemast uude DIY videosse. Minu nimi on Philipp. Täna ehitame panipaigaga istumispingi. Meie konstruktsiooniga tahame saavutada, et pingi sisemus oleks vihma eest kaitstud ja välispindi ilmastiku kindel. Seepärast kasutame siiditrükiplaate ja Douglase pultu. Kõik materjalid ja tööriistad, mida sul vaja läheb, leiad nagu alati allpool ehitusjuhendist. Alustame sellest, et lõikame põrandalauad ja prussid õigesse mõõtu. Selleks kasutame tõmbekapi saagi. Kõik osad on saetud ja kuna meie pink seisab õues, peab see loomulikult olema ilmastiku kindel. Seepärast lihvime kõigepealt kõik detailid ja lasuurime need enne, kui pingi kokku paneme. Nii, ja kuni see kõik siin kuivab, on sul ehk aega jätta üks like ja tellida meie kanal. Kasutan aega selleks, et tagaseina põhjaplaadi ja kaane parajaks saagida. Kui lasuur on kuivanud, saame hakata raami kokku panema. Siin käib see üsna lihtsalt. Kruvime tagumised detailid tagaseina plaadi külge ja paneme siis samm-sammult küljed kokku, kuni jõuame esiraamini. Muidugi kasutame ainult roostevabast terasest kruvisid, sest tegu on ju välitingimustega. Roostevaba teras ei roosteta. Nii, raam on valmis. Nüüd peame põhja sisse saagima. See tähendab, et teeme nurkadesse väljalõiked ja nimelt tikksaega. Nüüd, kui kõik sobib, saame laudise paigaldamisega alustada. Teeme seda nii, et kinnitame Douglas kuuse lauad väljaspoolt diskreetsete roostevabast terasest kruvidega. Laudist paigaldades pead tähele panema, et südamiku pool oleks alati väljapoole. Südamiku poolses küljeks nimetame külge, mis jääb puutüve keskpunkti suunas. Seda märkad kõige paremini aastarõngaste järgi. Nüüd kinnitame veel jalad külge, enne kui pöörame kogu asja ümber ja jätkame kaanega. Täpselt nii, nagu ma seda ette kujutasin. Ja kõige parem on see, et mu polstrid on nüüd kaitstud. Tee järele ja hakka lihtsalt pihta. Tee seda ise.